Vau, väga äge, et oleme kokku tulnud siia täna ja täna räägime, Raivo, siis sinu eluloost, mida ma tunnen, et sa ei ole jaganud, sa ei ole täielikult avanud ennast ja tänase saate plaan on siis tuua Raivo täielikult siia lauale, nii palju, kui meil aega on, et kindlasti see elukogemus ja need detailid ja süvitsi minemine võiks olla veel selline päevast nädalani, aga toome täna selle oma saatega nii palju esile kui võimalik. Aitäh, et sa oled tulnud siia. Ja aitäh. Head kuulamist teile kõigile. Head kuulamist. Tere, Raivo. Tervist. Tere, Ormet. Ajab naerma kohe. Ja kergus on sees. Ja täiega on mõnus kergus on sees ja tänu on, et me siin koos oleme praegult. Ja. Et me selle ära lõime. Ja. Väga tänulik ja mega hea tunne ja. Kuidas sul läheb? See on selline huvitav küsimus, et mida kollektiivselt me küsime, et kuidas sul läheb ja siis me vastame hästi. Hästi, jah. Ma tegelikult ise olen harjunud viimasel ajal teadlikult küsima, et mitte kuidas sul läheb, vaid mida sa tunned, kuidas sa tunned ennast. Ja kuidas ma tunnen ennast, hetkel tunnen nagu väest, täiega nagu hea, kerge ja mõnus on olla. Elevus isegi võiks öelda, et ma tunnen, et sellest sünnib midagi erakordselt ägedat, mida me tegema hakkame siin koos. Ja suures pildis elus on kõike ikkagi, nii tõuse kui kukkumisi ja see ongi elu tegelikult. Et selles mõttes minu elus on kõike kogu aeg ja see ongi äge tegelikult, et ma ei loo illusiooni. Et see on nii hetkel, nii on, ütleme nii siis nii. Me leppisime omavahel kokku, et tuleme kokku, teeme esimese episoodi sellega, et räägime iseendast, loo iseendast ja jagame oma kogemusi, kus me oleme läbi tundnud, mida oleme kogenud, kus me täna oleme. Kuidas sa tunned? Oled valmis? Jaa, ma olen täiega valmis, et me ka tunneme üksteist nüüd aasta, 1,5 aastat. Aga tegelikult teame üksteisest mingisuguseid elukillukesi, mingeid kogemusi, aga pole nagu päris alasti kõike jaganud ja küsinud. Ja nüüd oleme siin podcasti ruumis. Täiesti alasti, täiesti valmis jagama ja küsima üksteiselt veel, inspireerima üksteist ja inspireerima teisi. Aga Raivo, räägi mulle oma lugu, jaga mulle, kus see kõik alguse sai, mis aastal ja kuidas? Jaa, see on nagu mõnes mõttes meenutab sellist nagu muinasjuttu suures pildis mütoloogiat, et üks päikesepoiss sündis siia maailma, kellele pandi nimeks Raivo. See päikesepoiss oli selline ülimalt siiras ja lõbus ja avatud, selline poiss, kes tuli siia maailma mängima, oma lugu kogema ja hästi selline lapsepõlvest mäletangi, et ma olin hästi selline rõõmus poiss ja tihti küsiti, et mis sa naerad kogu aeg ja et mis sul rõõmu pakub kogu aeg, et selline hästi avatud. Ja kui vaadata nagu oma eluteed, täna ma olen siis 51-aastane, siis see on huvitav rännak olnud, et vahepeal on see päike läinud ikkagi väga pilve taha peitu ja ei ole enam aru saanud, kes ma olen. Ja mida rohkem ma seal pilvedega peidus olen, siis ma olen arvanud, et ma olen keegi teine hoopis. Et selles mõttes ma sündisin siia kehastusse, siia maailma aastal 1971, 20. juunil. Ja sündisin muideks tänasesse kesklinnas olevasse Eesti Panka seifide vahele. Ehk täna on seal Eesti Pank, mis saab seal Solarise kõrval, seal oli kunagi sünnitusmaja. Ehk ma sündisin sinna siis, siia kehastusse. Ega ma sellest hästi väga palju ei mäleta, et eks mu need esimesed teadlikumad pildid tulid ikka ette, ma arvan, mingi 2-3 aastaselt. Ja mäletan, et mu isal oli maanteemuhk ehk Saporosets ja selle lõhna ma mäletan, et oli nagu heledrohelist värvi. Et selles mõttes niisugused pildid hakkasid sealt tulema. Ja kuidas lapse oli tegelikult oli väga õnnelik. Et
ma ei saa kurta oma lapsepõlve üle. Siin oli hästi palju tegelikult niisugust hoitust, toetust, armastust. Aga kindlasti ka mingisuguseid valukohtasid, mida ma olen nüüd täna alles endaga tegeledes nagu tervendama hakanud ja nägema hakanud, mis kohad on haiget on teinud ja eks neid kohti on palju tegelikult olnud. Aga see on üks osa teekonnast olnud. Et usun, et see kõik, mis on minu elus toimunud, on vajalik olnud. Kui sa vahepeal tunned, et sa tahad midagi küsida, siis võid täiega küsida mu käest. Ja lapsepõlvest ma elasin tegelikult Mustamäel. Meil oli selline äge nagu Mustamäe mikrorajoon, nagu need kõik vanasti olid. Vene ajal. Kõik ühesugused korterid ja kõik oli ühtemoodi, ühesugune mööbel oli toas ja kõigil olid ühesugused kuivainete purgid, täpilised manna peale kirjutatud sool. Et selles mõttes nagu täiesti niuke identne kuidagi elu oli kõigil, väga sarnane elu oli. Muret oli kuidagi vähem. Ja seal oli väga palju selliseid sõpru, kellega mängiti, roniti, jalgpallid. Et kui tänapäeval räägitakse, et lapsed ei viitsi nagu kuskil käia, siis meil oli nii, et ikkagi hommikust õhtuni reaalselt olid kuskil õues. Ma mäletan ikkagi õhtut tulid tuppa, siis külmemad ilmad olid, siis ei suutnud võtmetega lahti keerata lukku, siis käed olid nii ära külmunud, et tiriti tuppa. Ja kunagi telefoni midagi ei olnud, siis mindi ukse taha ja koputati, kas sa oled kodus. Ja kui ei olnud kodus, siis oodati ja alati said sõbrad kätte. Et tänapäeval see elu on muutunud ja see oli kuidagi, ma tundsin, et see hetk oli ta huvitav õpetus selles mõttes, et ta õpetas nagu kohalolu ja usaldamist. Et sa ei tea, kas sul sõber on kodus, aga sa lähed ja usaldad, et on kodus. Et hästi palju oli sellist usaldamist see hetk. Ja jah, see võis nagu olla see, et see sõprus lõi nagu väga tugevalt nagu ühendust läbi selle tegelikult, et me selgelt nägin, et see usaldus loob enamat kui see, et ma nagu pidevalt nagu püüan see hetk kontrollida, mida ma mingi hetk elus hakkasin muidugi tegema. Aga suur väljakutse ikkagi oli tegelikult kool ja ka lasteajad, sellepärast, et juba siis ma hakkasin tundma mehena, et midagi, see päikesepoiss hakkas vaikselt hakkas pilve taha seal minema. Ja kui ma seda lasteaeda nagu mäletan tagantjärgi, siis seal juba oli hetki, mis mind mehena võib-olla siis kuidagi muutsid, poisina muutsid. Sest oli hetki, kus ma mäletan, kus kasvatajad näiteks, üks kasvataja oli nagu nii tige, et nagu reaalselt ikkagi tutistas ja käskis ja sa pead tegema, sa pead ära sööma selle klimbisupi või ma ei tea, mingisuguse juurviljasupi, mida sa tegelikult süüa ei tahtnud, sa pead selle ära sööma ja muidu sa koju minna ei saa ja mingi hirmutamine hakkas juba seal kuskilt pihta. Ja eriti kool, et kool oli nagu see koht, kus ma selgelt tundsin, ma ei taha sinna minna. Isegi see koolilõhn oli hirmutav, tegelikult ma mäletan väga selgelt, lähed kooli sisse ja sa tunned seda nagu, ei ole hea tunne siin. Ja aga ma ei mahtunud sellesse süsteemi, selgelt nägin, et ma ei olnud hea õpilane mõnes mõttes. Täna ma aitäh selle eest, et ma ei olnud hea õpilane. Sest ma näen, kuidas see kool on loodud selle jaoks, et meid kasvatada täiesti ebapiisavad inimesed. Ma nüüd sageli tehes ka meeste laagreid või nõustamisi, ma küsin, et mis see kool sulle andis? Peale selle, et sa tunned, et sa oled täiesti ebapiisav, ebakindel. Et viimane kord siin isegi meeste laagris ma küsin, kas üks mees julgeb käe tõsta, kes ütleb, et kool andis talle kindluse kaasa ja mitte üks mees käsi tõstnud. Ja mida ta vorpinud on see, et me oleme täiesti ebakindlad. Mäletan väga selgelt kohta, kus ma läksingi koju ja päris hea tunnistus oli, ainult 1-3 oli peal. Mis sa arvad, millest mu ema isa rääkisid? 3. Ja nädal aega välja saanud minna. Aga see, et mul nagu oli mingi kehaline kasvatus ja mingid teatud asjad, mis mulle sobisid, olid 4-5, sellest ei rääkinud mulle keegi midagi nagu, eks. Ja ma mäletan neid hetki tegelikult koolis, kus ma täiega nagu, mulle ei sobinud see, et ma tegin nagu selliseid asju, kus ikkagi vanemad pidid direktori juures käima. Mingi hetk ma mäletan väga selgelt, kus seal komsomoli toas, kus me nagu olime, siis ma lihtsalt ma
ma ei tea, kas ma nuuskasin või midagi tegin mingi sellesse Komsomoli lippu ja sellest tuli niuke jama, saad aru välja. Ja Oota, enne kui siit edasi läheme, ütle uuesti korra veel, mida sa tegid? nuuskasin Komsomoli lippu või ma ei tea, mingi niuke asi. Ja keegi nagu, eks seal meie klassis olid ka sellised tegelased, kes ikkagi meeldis kaevata, juba siis meeldis kaevata. Kaebas ära nagu, vaata, mida see tegi. Ja siis mind tiriti jälle kõrvast kuhugile sinna direktori juurde. Ehk mulle nagu see süsteem ei sobinud juba see hetk, et mulle ei sobinud nagu piirangud. Ma olen selgelt tundnud, mulle sobid piirangud, et keegi ütleb, sa pead seda tegema või sa pead nagu nii tegema või sa pead nagu seda nii olema. Ja näen ka mehi tegelikult täna, kes mul tutvusringkonnas on, kes nagu kaeba ja energias on olnud. Et ma ei osanudki mingit teatud asju, siis ma spikerdasin ka ikkagi natuke, juba teises klassis on. Ja siis mu selja taga üks mees ärkas, tõusis püsti, siis õpetaja, kas spikerdada tohib ka või? Ei, nii ei tohi keegi teha. Näe, Raivo küll spikerdab siin ees. Juba sealt nagu tundsin, et selline kas vennalikust või olnud või niukest hoidmist, vaid selgelt nägingi, et ühed on, kes nagu selles süsteemis nagu sobituvad ja neil meeldib seal süsteemis olla ja mina olin kuidagi selline, kes ei sobitunud süsteemi. Ja ma olen terve elu selline mõnes mõttes olnud, et ei sobitu süsteemi. Sest ma näen tegelikult, et see süsteem, mis on loodud, et vorbitakse meid kellekski valmis. Et kuule, ole hea, Ormet, et sa sündisid siia maailma, võta nüüd see kuju enne sablooni, mine enne sisse. Kuigi sa tunned, et sa ei mahu sinna sisse, eks? Aga sa pead selline nagu olema. Ja see on tekitanud mul sisse, et kuule, mul on rohkem midagi enamat. Mul on ebamugav siin sinu selles sabloonis olla. Sa ei saa mulle öelda, et ma pean sinna sisse nagu minema. Ja ma olen nagu selgelt siis selle mõnes mõttes nagu öelnud, et ma olen midagi enamat, see ei sobi mulle. Ja eks see oli seal väga palju selliseid kooli puhul ka nagu ikkagi trigerduse ja mulle meeldinud seal käia. Ma mäletan isegi hetki, kus ema mul käis siis see, et oli ühes hotellis oli administraator ja siis ta käis hommikuti ööpäev tööl, et õhtul läks ja siis järgmine hommiku tuli. Ja ma ikkagi mäletan, kui ma olin teises klassis juba, siis ema ei olnud veel koju tulnud, siis ma ütlesin emale, et ma olen kooli. Ja siis tegelikult sõitsin trolliga kuskil vanalinna, siin paar pirukat ära, sõitsin trolliga tagasi, ise täna ka peab nagu naerma. Ja ütlesin, ma käisin koolis ära. Või siis hiilisin kodult välja. Et juba siis tundsin, et see ei sobi mulle. Kuigi ma võin täna ka öelda, et eks oli ka väga palju ka positiivset, eks, et sõpru sai seal ja oli ka väga palju asju, mis ma tegelikult ka olen kaasa võtnud, eks. Ehk tegelikult ju lugemine ja kõik, mis on vajalik olnud, eks. Aga täna ma selgelt näen, et seda oleks nüüd hoopis teistmoodi teha. Palju naturaalsemalt ja orgaanilisemalt, mitte survestades ja et sa pead tegema. Ja ma täna ütlen ka välja, et sa ennem küsisid nagu inglise keele osas, et kas ma nagu valdan inglise keelt. Ma olen inglise keelt terve elu õppinud tegelikult ja ma ei suuda seda nagu siiamaani nagu lõpuni rahulikult nagu väljendada. Sellepärast minu inglise keele õpetaja oli selline, kes ütles mul reaalselt välja, sa ei hakka mitte kunagi rääkima inglise keelt. Ehk millise programmid ta mul juba sisse pani, eks. Ja kuidas see kool on nagu mind mehena ikkagi tümitanud, et ma ei ole ikkagi piisav olnud. Ja täna võin küll öelda tegelikult, et mul on hea meel tegelikult, et ma ei olnud väga hea õpilane. Sest ma näen täna nagu need oma vanu klassivendasid ja õdesid, kes on nagu tegelikult viielised olnud, et kuhu nad nagu jõudnud on omadega, eks. Ma ei saa öelda, nagu nad paremas kohas on või nagu või edukamad kuskil või iseendaga paremas kohas, eks. Ehk selles mõttes nagu võib-olla märgata. Ja hea meel võib-olla on see tegelikult, et see on muutumas. Ja täna näen tegelikult ka mu enda tütar, väiksem tütar, 7-aastane, kes läks see aasta esimesse klassi. Et see on ikkagi õnneks muutumas ja ka see süsteem on vaikselt nagu muutumas, et selles mõttes olen ülimalt tänulik, et maailm muutub. Ma olen alati öelnud, et ainuke asi, mis kunagi ei muutu, on see, et me oleme pidevas muutuses. Ja ainuke stabiilsus on muutused. Ja kui raske meil on neid muutuseid vastu võtta tegelikult, eks. Kui raske nagu päriselt nagu lubad endal muutuda. Kui palju me nagu survestame sellest, et me ei taha muutuda. Et mõnes mõttes see nagu meenutab sellist nagu seda ruumi ka, mis me oleme, et ümber ringi niuke pehmelt ära polsterdatud ja me elame sellises mullis kuskil ja julge sealt nagu välja astuda, et selles mõttes, et ma usun, et see kool on väga palju mind mõjutanud, see lasteaed on mind väga palju mõjutanud ja lõpuks ma siis jõudsin sellesse kohta, mille nimi oli Tallinna ehitusmehaanika tehnikum ehk TEMT kunagi, sest mu vend käis seal,
mu isa käis seal ja siis, kui sa oled ju, kõik on käinud, sa pead ka minema, eks. Mida ma siis õppisin, oli autode tehniline hooldamine ja remont. Ennem kui ma lasen sul seal jätkata, ma korra küsin sult, kas sa mäletad seda Raivot, on see siis lasteaed, edasi minna algkoolidesse, või siis sinna trammi peale, kes sõitis, et koolist ära olla ja sõi oma pirukaid, et millest sa unistasid, kelleks sa soovisid saada, millised olid sinu unistused ja täna, olles teadlik mees, kus kohast need programmeeringud unistustesse, mõjutused unistusse, eeskujud unistusse tulid? Eks unistused olen paljud tegelikult ja eks ma olen kuidagi ikkagi seesama mingi uskumus on sees olnud või tahtmine, et tahaks kosmonaudiks saada. Et nagu vaadata seda maakera nagu eemalt natukene, et mis see päriselt nagu on. Kus maalt, mis vanuses sa võisid umbes sellele hakata mõtlema? See võis isegi lasteaias tegelikult olla. Siis mulle meeldis tegelikult joonistada mingi kosmost näiteks. Aga kus tuli teadmine üldse, et kosmos on olemas ja kus see mõjutus tuli? Ega see väga palju mõjutatud ei olnudki, et võib-olla filmidest nagu nägin ja võib-olla see enda teadvus, mis mul oli kaasa sündinud, et midagi nagu enamat. Ja mul lapsepõlves nagu väga tihti sageli tähendab, kuidagi meeldis ette kujustada, et mis siis, kui ma hakkan siit maa pealt nagu tõusma, et kuhu ma nagu jõuan, millise tähe peale. Ma olen nagu päris selgelt aru saanud algusest peale, kui ma olen siia kehastunud. Ma isegi ütleks, et vaim on kehast tulnud ehk vaimustunud. Huvitav sõna nagu kehastunud, eks. Me arvame, et me oleme keha, aga me oleme kehastunud ehk tulnud kehasse. Et ma olen selgelt teadnud, et ma ei ole nagu selle planeedi elanik, vaid ma olen kuskilt tulnud, kuskilt tähe pealt või väga selgelt ma olen tajunud. Ja lapsepõlves sageli mul meeldis vaadata tähtede poole ja kuidagi unistada ja mõelda, et ei tea, millised tähelt mina olen tulnud. Kas see täht seal, mis seal eemal särab, kas see või see täht. Ja sageli raskemates kohtades ka elus ma olen tähti vaadanud. Ja mõnes mõttes ma olen läbi nende tähtede saanud sellist sisemist rahu ja kindlust enda sisse. Et ükskõik, mis ka ei ole, ma tegelikult olen hoitud, ma tean seda. Ja võib-olla eluõppetund ongi seda, et veel rohkem hakata seda usaldama, et ma tegelikult olen täiega hoitud kogu aeg olnud. Ja julgus nagu elada seda elu tegelikult, milleks ma tegelikult olen siia tulnud. Aga nõus, et see sisemine teadmine või mingi väga selge koht, et ma ei ole tegelikult see inimene, kes ma arvan, et ma olen, vaid ma olen midagi enamat. Ja see on võib-olla ka kannustanud mind rohkem minema iseenda sisevaatlusesse, et kes ma tegelikult olen. Peale selle, et ma lihtsalt olen see luuenahk ja keha nagu. Ja siin on väga palju nagu uskumusi olnud ja need samad programme, millest sa räägid, mustreid, kontseptsioone, kes ma mehena siis nagu olen armanud või inimesena üldse olen armanud olema. Ja mida rohkem olen nendest lahti lasknud ja läbi näinud, seda rohkem olen kontaktis olnud iseendaga ja ma just ennem rääkisime ka siin, et kui sa lõpuks nagu hakkad nagu nägema päriselt, mis on, see ajab nagu naerma. Keda ma nagu esindasin, kuidas ma niisugust punnitasin ja kuidas ma ikkagi püüdsin keegi olla. Ma olen seda lugu rääkinud ja mul on see ego ikka väga tugev olnud. Ja see ego on ka mõnes mõttes vajalik olnud, et elus läbi tulla, sellepärast, et selles maailmas, kus on nagu päris niisuguses kaose maailmas ikkagi, et see ego on nagu mõnes mõttes vajalik olnud, aga see ego on mul ka väga suureks kasvanud. Et ma ikka olen tahtnud upitada ja kõige parem olla, kõige võimsam olla, kõige ilusam olla, kõige targem olla. Ja siis ei ole õnnestunud, siis ma olen petnud kogu aeg iseendasse. Ja tümitanud ennast selle eest, et ma ei ole nagu siis perfektne olnud või täiuslik olnud või ükskõik mis. Ja eks need lapsepõlve kogemused tegelikult ongi, et ma mäletan väga tihti, kui ma olin ka klassi ees, seal tahvli ees ja ma punastasin, et ma ei osanudki. Ja nagu niisugune alandus oli või nagu naeru vääristamine või selline, sa oled täiesti mõttetu tegelane nagu, et nagu väike krants, kes ei saa asjadest aru, teised on palju tublimad ja mingi niisugune hästi huvitav oli see kogemus nagu. See on jätnud oma jälje tegelikult. Ja ma usun, et see enesekindlus ja see kindluse teema, nagu meil tegelikult ka podcast on, et see kindlus, ma olen selgelt tundnud, et see on kuhugi sinna ära kadunud. See on nagu ära tümitatud mu sees. Ja see, et ma nagu täna olen avastamas seda uuesti, enda enesekindlust, sihikindlust, otsusekindlust, see on minu tegelik see olemus või minu tegelik vägi, sest läbi selle ma tegelikult loon oma elu. Ja eks neid raputavaid kohtasid on palju tegelikult olnud ja hirmutavaid kohtasid isegi. Ja et
kas või see, et lasteaias sa tegelikult tunnedki, et vanemad ei tule sul järgi, sa pead ööseks kuhugi jääma. Või hirm, et sind on maha jäetud. Ma olen seda jaganud, et ma kadusin Venemaal suuremal turul, kadusin ära. Ja teadsin selgelt, et nüüd on nagu läbi elu, et nüüd pole nagu võimalist välja tulla. Et sinna usaldusse ikkagi minedki, et ikkagi mind leiti ülesse. Nüüd on see hea koht, millele keskenduda, kas sellele, et mind maha jäeti, ma ära kadusin või see, et mind üles leiti, eks. Et selles mõttes on see nagu hästi huvitav koht olnud. No see koht ka, et okei, sellel ajal teadlikkus ei on nii tugev, aga et kui oleks juba teadlikkus on selles kohas, et vanemad oleks suunanud sind, et keskendu sellele, et sind leiti, et see on kõige parem. Et täna ma näen, et meil teadlikkus ja ühiskonnas tõuseb, et juba vanemad oskavad seda teha. Aga kosmonaudi unistusest autodega tegelema siis? Autodega tegelema? Tegelikult see päris nii ei olnud, et kohe autodega tegelema. Siin on nagu see multidimensionaalne olnud, et peale seda selles mõttes jah, et ma läksin ikkagi õppima seda. Õppima jah, seda mõtlesin. Ma tahtsin seda öelda, et ma käisin sealt 4 aastat selles Temptis ja see oli väga huvitav väljakutse. Mul on kuidagi kaasa sündinud selline kingitus võib-olla, et sihikindlus päriselt. Et ma midagi teen, siis ma otsustan läbi minna. Vahet ei ole, mis saab. See on ainult üks lugu, et see peab kerge olema. Et vahet ei ole, põlv on verine, tõusen püsti, lähen edasi. Et kui ma juba andsin endale selge sõnumi edasi, et kukkumine on lubatud, mis siis? Tõusen püsti, lähen edasi. Ja sinna mäetipu ronime, ükskõik kuhu me siis nagu ronime, et see ei pea olema nagu 24/7 üles minek. Et ma otsustasin, et ma käin selle Temptisse siis ära ja seal alustas minu meelest 33 meest ja lõpetas 11 on. Ja ma ei ole väga terav pliiats olnud haridussüsteemis. Aga ma läksin nagu sellest nagu läbi. Ja selles mõttes oli minu jaoks esimene selline kogemus, et mul on täiega nagu see jõud olemas igalt poolt läbi tulla, kus ma tegelikult ei ole päris pädev. Ja see andis kuidagi kaasa mulle selle esimene kord juba sellise jõu, et ma nägin, kus need teravad pliiatsed kukkusid välja kogu aeg ja ma olin ikka seal. Aga mis nagu selle loo nagu mõte point on see, et ma ei ole mitte kunagi. Ma sain lõpuks siis selle hariduse, ka autoteeninduse juht. Ma ei ole kunagi, isegi mitte kellelegi seda diplomit näidanud. Sellega on mitte midagi teha olnud ausalt. Aga eks sealt kaasa tulid mingisugused kogemused, et kuidas joonestada hästi ja metallide tehnoloogia ja nagu kõvasti nalja saanud tegelikult. Ma mäletan üks ajalooõpetaja Kingu oli meil, üks naine, sest ta nagu ei osanud mulle midagi muud öelda, ütles, ma panen sulle 1, mitte 2, või ma panen sulle 1. See nagu huumort on palju sealt kaasa tulnud ja eks see on üks elu osa tegelikult ja see meeste või poistega koos olemine, eks. See nagu meie klassis või rühmas olid ainult ju poisid kõik, eks. Et see kuidagi on huvitav olnud, sest minu meheks kasvamine tegelikult on saanud ütlen päriselt välja, et teiste poiste ja meestega koos olles. Ja ma pean tunnistama, et ma olen vägagi olnud tüdruku ja naise energias elus, sest minu ema suurim soov oli see, et sünniks Regina. Ja roosad riided olid valmis, kui ta juba sündiseks. Et kõik need varasemad sellised pildid on ikka nukkudega. Nukkudega pildid. Ja eks mida ma täna teen, et meestega väga selliseid sügavaid teadlikkuse, sisemise tarkuse rännakuid või ükskõik mida siis, on tegelikult sellepärast, et ise meheks kasvada. Ja täna ma tunnen, et ma nagu hakkan nüüd alles nägema, kes see mees tegelikult on, kes tegelikult mees on ja kui palju tegelikult on siin selliseid uskumusi ja projektsioone ja selliseid kontseptsioone, et mida ma olen arvanud, kes see mees on. Ja miks see, seepärast, et ega mulle ei ole keegi rääkinud lahti, kes see mees tegelikult on. Lood räägivad ainult macho-filmidest ja lugudest, et mees on igas hetkes tugev ja sirge seljaga läheb kõikidest seintest läbi ja mitte kunagi ei nuta. Täna mul mehed käivad nõustamist teraapiates, kes on need võimsad mehed, kes pärast salaja nutavad oma valused lahti, sest teiste ei julge nutta lihtsalt lahti. Ja ma usun, et ka sul on neid kogemusi olnud, kus öelda, et kuule, et ära nuta siin nüüd on. Et õige mees on nutta, eks. Tegelikult nutmine aitab hästi tugevalt pingeid vabastada ja lõdvestuda. Isegi võiks öelda, hing puhastub see hetk, et see on nagu see kogemus olnud.
tasuta tööriist universumi pealt kaasa antud, et selle asemel, et ennast rahuldada või siis minna ja matta ennast kuhugi alkoholi alla, siis lihtsalt nutta ja täiesti tasuta tööriist, et lasta Just, läbi. et täna, kes mehed nagu nutavad, need tegelikult näitavad kui oma tugevust, kui nad julgevad teiste meeste eest nutta ja noh, oleme siin nagu meestelaagreid, väelaagreid teinud, kus on 20-30 meest ja mõni mees nutab oma valu esimest korda välja, et ma just ennem sulle rääkisingi, et üks 65-aastane mees rääkis 10 minutit järjest ja mitte keegi ei seganud teda. Ja siis peale seda kuskil 10-15 minutit nuttis ja kõik küsisid, miks sa nutad. Ma sain esimest korda elus lõpuni rääkida nii, et keegi ei seganud. Ja see on nagu väga huvitav koht, sellepärast meie egod on nagu nii kõrgeks aetud, et me tahame alati sekkuda. Me tahame nagu oma tarkust jagada, oma teadlikkust jagada ja näidata, kui targad ilusad me tegelikult oleme. Ja see on see ühiskond, mida me oleme loonud, et me oleme täiesti ebapiisav, me peame pidevalt punnitama, et olla nagu paremad üksteisest. Ma olen alati küsinud, aga mis siis, kui sa juba oled? Mis siis, kui sa ei pea enam punnitama? Mis siis, kui sa juba oled? Ja sa lihtsalt see eluteekond ongi see, et sa hakkad märkama seda, et sa ei pea punnitama, et sa juba oled väärtuslik. Juba nüüd oled väärtuslik. Ja kui sa sellest nagu läbi tuled, siis need kihid kukuvad. Me näeme illusioonist läbi ja mis sa arvad, mis selle taga on? Üks suur naer. Hakkame naerma, hakkame läbi nägema. Tegelikult, millist rolle me siin kanname iseendaga. Et olen ärimees, olen hea isa, olen võimas sõber sulle, ükskõik mis need rollid. Tegelikult me tegelikult oleme vennad. Et sa teadme seda, et me oleme tegelikult vennad. Me lihtsalt ei mäleta seda, me tuletame meelde. Ja minu sõnum on alati see tegelikult, kui me lõpuks kõigest nagu läbi näeme, siis me näeme ära tegelikult, et silma vaatame üksteise, me näeme ära, kes me tegelikult oleme. Ja see ongi see, nagu see point. Aga sellel tempti ajal nagu tekkisid ka sellised uued sõbrad. Kuna ma ikkagi tundsin elus ennast väga ebakindlana ja sellisena täiesti ebapiisavana, võiks isegi öelda. No, täiesti mõttetu tegelane, siis tekkisid uued sõbrad, kus ma siis tundsin, et nendega on nagu parem koos olla, et nendega on nagu, ma tunnen, et ma olen keegi. Ja siin tekkis ka sõpru, kellel meeldis olla nagu see pätid olla ja see pätimaailm oli selles mõttes nagu hästi huvitav kogemus minu elust. Et siin tuli nagu nähtavaks seda tegelikult, kui palju tegelikult need vennad tegelikult üksteist hoiavad ja austavad ja oli kohti, kus ikka päriselt nagu nägidki läbi, et see kõik on nagu väga hirmutav, aga olles ka selles kõiges sees, see hirmutas ja samas nagu ka kasvatas nagu rohkem meheks. Et täna tagantjärgi vaadates jah, see kogemus, et ma nagu suhtlesin mingi hetk elus ka selliste pättidega ja keda nimetatakse pättideks, aga tegelikult nad tegelikult on samamoodi mõnes mõttes katkised hinged võib-olla, kes on saanud läbi elu väga tugevad traumasid ja pidev tõestamisvajadus, et keegi olla. Siis minu jaoks see kogemus ikkagi see, et see õpetas mulle rohkem meheks kasvamist. Et julgust rohkem iseenda eest seista, julgus rohkem olla see, kes ma tegelikult olen, julgus olla veel rohkem kindel. Ja ka kõik need, mida me seal nagu koos korraldasime ja mida elus läbi tegime, ega see tagantjärgi ei tekita mulle sellist nagu rõõmu, või pigem ikkagi sellist, et miks ma selline olin. Et me kaklesime ja lõhkusime ja norisime ja käisime seal laamendamas kuskil ja igast asju sai tehtud. Aga tagantjärgi ikka ma näen seda, et see oli ka väga tugev õppetund ikkagi. Et aksepteerida ka selles kohas ennast. Mul kuidagi tuli hästi kõva sõnum see, et mis siis, kui ma ei olegi elus midagi valesti teinud. Või pigem see, et ma see hetk ei osanud muud moodi. Hea point on see, et mul on alati võimalik ära siluda täna, nüüd. Et kui ma olen isegi kellelegi nagu haiget teinud ja mentaalselt või emotsionaalselt lõuga andnud, oksendanud kellegi pähe või sittunud kellegi pähe, ükskõik mida teinud on, siis mul täna on võimalik see ära siluda. Siis ma näen tegelikult sellist asja, et need teod, ebateadlikuna tehtud teod, on mõnes mõttes mu väe kuidagi ära andnud. Ja kui ma olen hakanud andestama ja vabandust paluma, siis see vägi on hakanud tagasi tulema. Ja eelkõige iseendale andestama. Et
see hetk ma ka ei osanud, kui ma kellelegi molli andsin või lõhkusin või ülbitsesin või tegin mida iganes. Et mõista tegelikult see hetk ma ei osanud muud moodi. Ma püüdsin siis sobituda ka sellesse gruppi või grupeeringusse või sellesse, kus ma nagu olin, et ka seal olla aktsepteeritud ja mängisin mingit rolli, et kohanduda ja et ma oleksin vastu võetud. Ja terve ühiskond tegelikult on täna nii loodud ju. Me püüame kohanduda ja olla sobitud, vastu võetud, et olla aktsepteeritud. Me tahame olla kellegi teise moodi. Täna ma olen jõudnud kohta, ma ei taha mitte kellegi teise moodi olla. Ma tahan ise enda moodi olla. Ja mind väga ei huvita enam, mida keegi must arvab. Mind väga ei huvita, mida keegi must mõtleb. Sest ma näen, et need mehed, kes on mu üle irvitanud ja naernud üle, on lõpuks mul istunud nõustamiskabinetis või teraapias ja küsinud, et kuidas siia oled jõudnud. Ja nad huvitavad kohad sellepärast, et nad on mõnes mõttes ka kaasa mulle andnud ka sellise nagu kindluse, et kuule, et ma ei olegi täiesti mõtetu tegelane ikkagi vist. Et ikkagi midagi mus on. Ja seda avastanud kuidagi enda sees, et ma olen täiega nagu piisav. Ma olen täiega piisav juba nüüd, mitte siis kui. Kaua see selline pätimaailm sinu jaoks kestis, mis vanuses ja kui sügavale sa seal läksid, oli seal politseiga tegemist, oli sul mingid enda täielikult ära kaotamisi? Ma arvan, see kestis kuskil ikkagi niuke, ma ei täpselt ei mäletagi enam, aga ma arvan mingi 5, 6, 7 aastat või. Eks seal oli kohti, oli kohti loomulikult, kui oli ka hirm vahepeal vangi sattuda. Aga kuidagi elu on ikkagi hoidnud mind kogu aeg. Et nii kaugele tasad ei läinud. Ja südames ma tegelikult olen sisemeselt ikkagi tundnud, et ma ei soovi halba. Et mis siis, kui see kõik kogemus on nagu nii ebamugav ja ebameeldiv. Aga suuremast pildis ma tegelikult olen tundnud, et ma lihtsalt nagu olen jõudnud kohta, kus ma näen, kes ei ole mina. Selgelt tajusin selles kohas, et ükskõik, mida ma siin ka kogen, ükskõik, kellega ma ka koos ka ei ole. Ma selles hetkest tajusin, see ei ole päris mina. Ja ma nagu näengi tegelikult, mu elukogemused ongi need olnud, et kõik kogemused on ülimalt vajalikult olnud minu jaoks, et märgata, kes ei ole mina. Et lõpuks saada aru, kes ma tegelikult nagu olen. Ja ma ütlengi selles mõttes, et ma ei tea mitte ühtegi kogemust valeks. Isegi siis, kui ma täiesti ebateadlikuna olin ükskõik mis situatsioonis. Ja ma olen elus näinud ka väga selget kohti, kus ma lihtsalt ei osanud muud moodi, kui ma lihtsalt jõin vahepeal kogu aeg. Või panin pidu, sest see minu tundlikkus mehena kuidagi oli raske vastu võtta. Ja nii lihtne oli tuimestada siis ennast täis juua nädalavahetustel, laaberdada, pornosõltuvused ja pidevalt naisi vahetades ja kõike seda nagu tehes sellepärast, et ka mingi viha oli naiste suhtes tegelikult väga tugev, eks. Kuna ma olingi siis 20-ndates, kui mul tekkis oma esimene nagu sügavam suhe ja ma sain väga tugevalt haiget sealt, sest see kogemus, mis ma kogesin, oli see, et ta pettis mind oma parima sõbraga, eks. Ja sealt tekkis nagu hästi palju sellist nagu naiste vastu viha ja ema suhtes viha niukest, et ema ei ole mind piisavalt armastanud, et ta on nagu tümitanud mind ja see on see minevik minu jaoks olnud. Aga ma usungi, see teekond ongi see, et kui sa suudad oma minevikule vaadata nagu hea tahtlikult ja mõistes tegelikult, et see on üks vajalik osa olnud minu teekonnast meheks, siis see nagu laustub. Ma kohe võtan tagasi. Sa ütlesid välja, et sa 20-ndatel kogesid tunnet, kus sa ei olnud veel nii teadlik, kus sinu naine, või nimetame seda siis tüdrukuks, pettis sind su parima sõbraga. Kirjelda seda, kui sa mäletad veel, et seda tunnet, seda olukorda. No faks oli niisugune tunne, et ma mõtlesin, et ma lähen hulluks peast. See oli nii valuses, noh. Ja see oli kuidagi sellisena, et ta tuli mu sõbraga nagu ukse taha, käest kinni, kuigi me käisime, eks. Ma küsisin, et nagu enda käest, et mis asi see nagu siis on ja miks sa seda teed mulle praegult. Ja ma ei osanud nagu selle hetkega hakkama saada, see lõhkus mind täiega nagu ära. Ja see oli see sama naine muideks, kes hiljem saigi minu naine ja kes sai autoõnnetuses surma ja ma jäin 2-aastase tütrega kahekesi.
ehk minu lapsepõlv möödus põhimõtteliselt sellest, et ma kasvatasin üksinda oma 2-aastast tütart, kui mu sõbrad käisid väljas pidu panemas. Ja oli hetki tegelikult, ma ei osanud seda tütrega kasvatamise hakkama saada. Ja ma paningi pidu ja põgesin siin sellest, kuigi ma teadsin, laps ootab mind kodus. Ja läksin täiesti teise äärmusesse, sest valu, et ma olin juba siis haiget saanud ja nüüd naine nagu läbi selle õnnetuse, kus ta surma sai, jäin ma jälle kuidagi üksinda. See tekitas nagu nii suurt viha ja samas ka mingit ohvritunnet enda sisse, et fuck, miks mina kogu aeg pean sellist asju kogema? Miks see on see, miks ma kogen seda valu? Miks mina pean kasvatama seda last üksinda, kui mu sõbrad pärast funnivad kuskile, käivad reisimas näiteks, eks? Ja ma ei osanudki mingi hetke nagu selle tunnetega hakkama saada, sest see valu oli nagu nii suur siin sees. Ma lihtsalt püüdsin seda kuidagi enda seest kuidagi nagu vabastada läbi siis joomise ja laaberdamise ja lihtsalt ära nagu kadumise sellest reaalsusest, kus ma praegult kehas olen, vaid luues mingi uue illusiooni, et seal on nagu lihtsam ja selle taga tegelikult oli veel raskem, et see lumepall veeres. Ehk selle taga on alati pohmell. Ükskõik, kus ära käid, mida sa tarbid, selle alati taga on pohmell. Ja see on nagu väga nagu, isegi meenutades praegu, see on nagu ülimalt nagu masendav, hall aeg olnud minu jaoks elus. Ja samas ma näen, see on ülimalt vajalik olnud. Kõige raskem on tegelikult see, et ma ei ole osanud oma valu väljendada. See päris valu südames, see hinge valu, ma isegi võiks öelda, see hing valutab sees. Aga räägitud on see, et mees ei nuta ju. Mida sa jonnid nüüd sinna? Oled mees või ole või? Ja siis ma näengi, et need nagu pätis sõbrad ja tugevad sõbrad, nad kuidagi tekitas mul sellise tunde sisse, et ma olengi tugev ja ma saangi kõigega hakkama. Aga sisemeselt ma olen ikka täiesti katki olnud. Nagu raskelt katki kohe, valus on, nagu vastik on olla. Siis elad sellist elu ja mõtled, et see ongi okei. Ja tümitad ennast sellest, et teistel on ka, sul on ka. Ja ei oska sellest läbi tulla. Ja see on nagu olnud niisugune teekond tegelikult, mis on täis nagu takistusi olnud ja raskust olnud. Aga täna ma näen, et on minu jaoks nagu suurima kingitus olnud tegelikult. Mitte nagu sellesse ohvriteadusesse kinni jäänud ja öelda, et mida see olukord mulle elus õpetas. Mida need inimesed mulle andsid. Mida see naine tuli mulle õpetama. Siis ma olen tundnud terve elu, et ma olen täiesti väärtusetu. Ma olen täiesti väärtusetu. Mind on hüljatud ja maha jäetud. Siis ma olen jälle sellest fööniksina tuhast tõusnud ja öelnud, et ma olen ikka siin. Ma tulen igalt poolt läbi. Ja see on see sihikindlus, mis on tekkinud mul taha. Et vahet ei ole, mis on. Vahet ei ole, mida keegi minust räägib. Ma lihtsalt julgen sellest läbi minna. Ja julgen olla see, kes ma olen mehena. Et see on kõik kogemused mu elus, mis on mind tegelikult mulle jõudu ja tugevust tegelikult andnud, kuigi nad on väga-väga raputavad olnud. Nad on väga haiget tegevad olnud, nad on väga lõhkuvad olnud. Et see lein enda sees, ka naisest ilmajäämine ja oma lapsest, samast tütrest, kes siis 2-aastane oli, keda ma kasvatasin siis mingi hetk üksinda ja siis ka suhetes koos olles. Need on nagu nii tugevad nagu valukohad kehas olnud ja nii tugevad niisugused raputajad olnud. Et ma tegelikult ütlen, et vanem tütar siis lahkusid maailmas 2014, et ma alles üle eile vabastasin oma leina lõppjääke. Wow. Ja kuidas? Lihtsalt ma tundsin, et ma ei suuda selle valuga elada enam. Ja mu naine ütles, et kuule, et lase see valu lihtsalt vabaks. Ma lihtsalt nutsin. Päriselt nutsin seda valu, mis on sees olnud. Sest need kogemused ongi nagu nii valusad olnud. Nad on nagu nii tükkideks tõmmanud. See hing on nagu täiesti tükkideks tõmmatud olnud. Ja ma olen selles valus elanud ja ma olen kogu aeg peitnud seda ikkagi. Ma ei ole tahtnud näidata. Ma ei ole tahtnud näidata, et ma olen ebapiisav, ebakindel selles kohas. Et kõik see protsess on olnud nagu võimas ärkamine iseendasse. Ja huvitav jah, lihtsalt ma ise nagu olen üle 15 aasta nüüd juba enesearengu teel olnud. Endiselt on mingid kihte mu sees, mis ei ole nähtavad olnud. Kas või see lõpulikult ikkagi iseendale andestamine. Ma tahangi öelda, see kõige raskem koht on endale andestada kõige eest, mida ma elust teinud olen. Ükskõik, kes ma olen olnud, siis, mida ma teinud olnud olen, mis ma kogenud olen,
kõige eest andestamine, see on ülimalt raske olnud. Ja ma näengi, et kui ma luban seda nagu enda vastu võtta, et kuule, aitab. Kuidagi hästi tugev avaja tegelikult oli see, ma rääkisin ka, et ma teen nagu siis neid laagreid meestele ja kõigile erinevaid nagu nõustamise ja ka paari nõustamise ja ma olen see hea praktika toonud sisse, et kirjuta nagu armastuskiri endale esimest korda nagu elus, eks. Ja tehes seda nagu siis juba 6 aastat selliseid asju, ma nägin üks päev alles nägin ära, et ma ei ole mitte kunagi endale armastuskirja kirjutanud. Ka see näitab tegelikult seda ju, et kõik teised on tähtsamad kui mina ju. Ehk see kingsepp ikka, endal kingad on nagu siis ikka sellised katkis jalas. Ja see oli, ma tegin seda päriselt nüüd välja nagu peale viimast meeste laagrit, kus oli väljakutse. Ma mõtlesin, ma võtan selle väljakutse vastu. Ma kirjutan nädala aja jooksul endale armastuskirja ja ma tegin seda üleeile vist. Ja see oli nii tugev nagu selline sisemine nagu protsess või transformatsioon, kuidas ma näen, et tegelikult kui tähtsad on teised kõik minu jaoks olnud. Kui palju ma olen teisi nagu tõstnud. Kui palju ma olen iseennast nagu madaldanud ja vähendanud mehena. Kui palju kõik on nagu olulisemad olnud kui mina. Ja ma pole märganud iseennast. Ja siis jõudsin kohta, et miks need raskused mu elus nagu üldse olnud. Ja ma olen võtnud iseennast mõistetava need. Et järelikult siis peadki kogema need. No. Järelikult oledki sitalt käitunud ja sinu karma need, et kogenud neid asju, eks. Ja siis ma jõudsin kohta, et see ei ole tõde. Ma võtan korra kokku, Raivo. Ka mina ei ole seda sinu täielikku stoorit kuulnud, sinu lugu. Sellest teadlikkuses, kus sa olid, kus sa ei osanud paremini või siis tegelikult sa oskasid kõige paremini sel hetkel olla pätt. Sinu naine pettis sind su parima sõbraga. Sa andestasid sellele naisele. Sa läksid tagasi temaga kokku. See naine suri su elust. Selle sama naisega sul oli tütar, kes ka suri. Ja sa tegid seda kõike sellest teadlikkus, kus sa olid sel ajal, surdes alla oma tundeid, mitte osanud nende tunnetega hakkama saada, mitte ühtegi teejuhti, kus sellega välja tulla. Kirjelda mulle, palun, mind huvitab just see koht, et see koht, alustame sellest, kus sa nagu, su naine pettis su parima sõbraga. Seda tunnet sa kirjeldasid, aga see, kuidas sa suutsid andestada, minna temaga edasi suhtlema ja siis sellesse kohta veel, et sa kaotasid ta ja enne seda teil oli veel tütar, kelle sa ka kaotasid. Nagu ma ütlesin ka, et ma olen tundnud ennast täiesti väärtusetuna. Ja siis ma nagu see hetk, ma ei osanudki muud moodi seda näha seda, et aga ma ei olegi väärtuslik ju. Et see, et keegi võtab mu naise üle, see ongi okei. Sest kes ma olen selline üldse? Et ma nagu peaksin siis parem olema või? Ma tundsingi igas hetkes, et keegi ongi parem ju. Tema on suurem, tema on tugevam, tema on võib-olla siis targem, tema on võib-olla siis nutikam, kavalam. Et no igas hetkes ma tajusin, et ma ei ole nagu piisav. Ja see, et keegi tuleb võtta mu naise ära, see tundus ka nii, et sisemiselt tegi ka haigit, aga ei julgenud nagu seda välja öelda. Ma isegi ei julgenud seda välja öelda, ma mäletan seda, et see hetk. Hiljem küll ma rääkisin ma sõbraga sellest, eks. Ja miks sa seda tegid ja tuli välja, et mul oligi mingi väga see hetk väga suur illusioon võib-olla üldse. Me ei olnud nagu selle naisega siis see hetk veel nagu täitsa suhtesse veel läinudki, eks. See juhtus mingi aeg hiljem. Aga valu, mida ma kogesin, oli väga suur see hetk. Sest minu nagu teadmine oli see, et me oleme paar see. Ja see tegi haiget. Aga see, et ma haiget sain, seda ma ei väljendanud. Ma ei julgenud seda rääkida, sest uskumus oligi see, et siis ma olen mingi lödipüks ju, kui ma ütlen, et ma saan haiget praegult. Kaua te olite koos olnud ennem, kui te saite oma esimese lapse? Kuna me käisime ühes koolis, siis tegelikult me tundsime juba ennast lapsepõlvest. Ma esimene teadlikkus vist tekkis 4. klassist ja esimene nagu selline puudutus oli siis, ma arvan, mingi 7. või 8. klass, kui me klassi õhtutel käisime koos ja esimene armumine tekkis ja mingi suudlused ja niisugused asjad, eks. Siis tekkis seal vahepeal paus, siis tuli uuesti ja siis läks see sügavamale. Kuidas su naine lahkus siit ilmast, kas sa soovid seda jagada? Ma võin kõigest rääkida. Mul täna ei ole sellest kohta, et ma ei julge midagi rääkida, sest ma näen, et ainuke, kes ei julge seda väljendada, minu ego. Ehk ma julge näidata, et ma olen siis olnud selles kohas.
ma võin sellest rääkida, jah, et see oli aastal 1994, kui üks hommikul tuli kõne ja juhtus ka selline asi, et selle naisega, tema nimi Helina oli, me enne seda mingil põhjusel ikkagi läksime lahku, aga me ei jõudnud ära lahutada, ehk ma jäin ikkagi leseks. Ja see on ka ju omaette saaga, et elada lesena, kui sa oled mingi 20-ndates, eks. Ma isegi ei julgenud notarisse minna ja öelda, et ma olen lesk, see tekitas nii tugevalt nagu valu mu sisse. Aga üks hommik lihtsalt tuli kõne, et on juhtunud autoavarii ja see oli Pirital selle üleval, kus see laululava on. Et naine oli sõitnud oma autoga lihtsalt kurist välja ja suure veoautoga otsaga kümpi. Ja ma elasin seda nagu niimoodi läbi ja ta ei saanud hoobilt surma, vaid ikkagi ma käisin haiglas teda vaatamas ja seda valu enda sees ikkagi elamas. Kui lihtsalt üks hommikud oli siis teada, et ta on nagu läinud ja ma lihtsalt olin siis selle 2-aastase tütrega kahekesi. Ja mis see muga tegi, see oli nagu nii lõhkuva, nii valus, et isegi praegu tagant järgi seda nagu kogedes on ikkagi see nagu ülim valu ikkagi. Ja see, et ma tegelikult arvasin, et ma olen isa, ma olin siis ju 23 umbes 23-24. Ma ei olnud isegi poisi reast välja saanud veel ja sa kujutad ette, sa oled 2-aastase tütrega kahekesi või. Mitte midagi teha ja nagu ei oska. Ja kuidas see isa peaksid üldse olema, et vaata, meil on praegu seal ühiskonnas on ka hästi palju mehi, kes küsivad nõustamist, et kuule, et kuidas isa olla, et et üks päev eelmine päev ma olin alles nagu poiss või poleks meheks saanud ja järgmine päev ma peaks isa olema. Ja ma olen selgelt välja öelnud, et mitte ükski isa ei ole täiuslik ja see on isaks kasvamise kogemus. Kui sa arvad, et sa oled juba isa valmis, siis see on üks lugu lihtsalt. Ma pole ühtegi täiuslikku isa näinud. Ja mina arvasin, et ma olen see täiuslik isa, eks. Et selle lapsega toimetamine, ta lasteaeda viimine, see valu läbi elamine ja siis vahepeal nagu mingid kohad, et eluisu on täiesti läinud. Et mitu korda on elus see koht olnudki ja ma ütlen, et ma ei viitsi enam elada selles elus. Seda on seda kõik liiga palju. Mis andis sulle selle jõu, et edasi minna? Kas või vaadates tütart või et... Tütar just, jah. Tütre pärast. Et ikkagi tema nagu andis mulle selle lootuse, et ma ei saa tema juurest ära minna, sest ikkagi see armastus oli nii suur. Tema suhtes oli see armastus ikka nii suur, et tema nagu hoides mind selles kohalolus. Aga kuidas sa siis ikkagi said hakkama? Sa ju hakkasid ikkagi kasvatama teda 23-aastaselt. Kui ma päris ausalt, et ma ei saanud. Oli hetki, kus ma viisin ta vanaema juurde ja jõin mitu nädalat järjest. Ja see tekitas omaette mingi süüdunat sisse. Ma mäletan hetke, kus mul oli 2 tütart siis, ka Lauren, kes on mul täna siis vanem tütar. Nad leidsid mul voodi alt mingisuguse kas viski või mingi viinapudeli vist. Kutsus ette ma salaja jõin. Ma ei julgenud näidata neile. Nad leidsid ja küsisid, isa, miks sul see pudel siin selle voodi all on? Niisugused kohtel on elanud üle, eks. Ja ma nägin tegelikult, ma olin nagu nii katki, et ma lihtsalt ei osanud. Ja see alkoholi tarbimine nagu tuimestas mind, et natukenegi endaga nagu hakkama saada. Seda valu nagu üle elada enda sees. See valu oli nii tugev nagu. Kas see oli ainult alkohol, mida sa tarbisid? Ei siin on kõike olnud. See aeg lihtsalt, kui see Vene aeg oli, siis midagi muud ei olnud lihtsalt. Need asjad tulid hiljem, mingid tabletid ja niisugused asjad tulid ikkagi mingid ju hiljem juba, eks. See aeg oli ikkagi alkoholi väga paljustki. Ja ma jõingi ennast tihti deliiriumisse, sellepärast, et nagu mingi zombi olid, käisid ringi nagu. Ei saanud ise ka aru, kes sa nagu oled tegelikult. Et see maailm oli nagu nii udune, see maailm oli nii nagu hall, et nagu ma ei saanud aru, kes ma olen, miks ma siin olen, miks ma siia tulin üldse, mis on see elu point üldse. Et niisugune tunne ongi, et sul nagu põlved on kogu aeg verised. Kas sul oli sel ajal üldse keegi, kellega rääkida, üldse kelle peale toetuda või oli see alkohol ainus tee? Või oli sul keegi, kes üritas sind tõsta? Mul ei olnud, mind pigem madaldati, mõtlen päriselt välja, et tekkisid inimesed ka minu ümber, naised, kes nägid, et ma ei suuda hakkama saada selle kasvatamisega. Nad pidem irvitasid ja naersid mulle ja ma tundsin veel rohkem haiget saama. Aga keda ma tahan tänada, on kindlasti mu isa ja ema, kes on nagu kogu aeg mu selja taga olnud.
aitäh selle jagamise eest, et need on need kohad, mida ma sinust isegi ei teadnud ja tunnen, kuidas see siin ruumis praegu muudab ruumi ja aitäh sulle. Et ise ei ole pidanud kunagi leina läbi elama sellisel moel ja nii lähedasel inimesega ja nii noorena, jäädes veel üksi veel lapsega ja tulla selle kõigega toime veel selles teadlikkuses, mis sa kunagi olid. No, puhtas ebateadlikkuses ikkagi. Puhtas ebateadlikkuses. Et ma ei saanud aru, kes ma olen ja miks ma olen. Et teadlikkuse olemise ongi see tegelikult, et ma tean, kes ma olen ja mis ma olen. Ma tean, et ma tean. Teadlikkus on sisemine tarkus. Mul see täiesti puudus. Ma olin täiesti nagu kohalt eemal. Elasin täiesti illusioonis. Aga kui ema isa juurde jõudes, nemad tegelikult on alati mul toeks olnud, et ülim lugupidamine ema isa suhtes ja tänulikkus. Kuigi ema on väga suur ka nagu trigerdaja ja kasvataja olnud, eks. Ja ma olen ka ema suhtes väga palju hinnanguid andnud. Ma täna nägelt näen, et on kasvatanud mind meheks sellisena. Et ema on see olnud, kes on hästi dominantne minu suhtes olnud ja üleolev. Ja ma olen tundnud puudust oma ema armastusest tegelikult. Aga tegelikult ema sõnum on see, et poiss, kuule, hakka iseennast armastama. Võta jõud kokku, hakka iseennast armastama. See vägi ja jõud on sinu enda sees, mitte väljaspool. See, et sa nagu ootad, et see tuleb väljaspoolt, see on üks lugu. Ja ma olen suhetesse tegelikult elus läinud. Nüüd mitte viimases suhtesse, kus ma olen 3 aastat olnud väeka naise Kristeliga. Vaid kõik suhted mu elus tegelikult, mida ma olen loonud naistega, on tegelikult toodud sellest kohast, et ma olen otsima läinud oma ema armastust teisest naisest. Ehk ma lähen suhtesse juba sellest kohast, et ma tahan midagi saada temalt, mitte sellest kohast, et sa juba oled ja tema on ka väärtus. Väga paljud suhted ma olen loonud. Aga täna ma näen, kui palju see on, mul on kingitus tegelikult. Et tema on pakkunud sellist kogemust mulle. Sa kaotasid noorena oma naise, jäid üksi isaks last kasvatama. Olid, ütleme siis nii, et halvas kohas jõid. Ja siis sa kaotasid ka veel teise inimese, oma tütre. Millal see juhtus ja kui vana sul oli tütar ja kuidas see juhtus? Imekombel on see muidugi, et Helina ehk mu endine naine ja tütar Krislin lahkusid siit maailmast täpselt ühe vanuselt, 23 aastaselt. Lihtsalt kui Helina lahkus siit maailmast, see oli aasta 1994, siis tütar lahkus aastal 2014. Ehk siis praeguse seisuga siis 6 aastat tagasi. Sorry, 8 aastat tagasi. 8 aastat. Ja. Nad on elu kõige suuremad raputajad minu jaoks olnud. Kõige suuremad sellised äratajad olnud. Teadlikkusse just. Mu teadlikkus on sealt nagu avanenud. Kõige suuremad valukohad, aga ka kõige suuremad kingitused. Seda on võib-olla raske mõista öelda, aga ma ärkasin sellest illusioonist kuidagi sellest kohast üles. Et see 2014, ja need on erinevad kogemused olnud, kuna ma ise nagu alustasin oma enesearengud, et kuskil 2008, ka võib-olla natuke varem, siis kui Helina läksid maailmast nagu ära, siis ma ikkagi kukkusin sellisse ohvriteadusesse, ülimasse valusse, teiste süüdistamisesse, kritiseerimisesse, ise tundsin ennast nagu haiget saanuna, et minu elu on halb, teistel on parem, miks mina pean seda kogema, ehk hästi suur selline ohvriteadus. Siis kui 2014 tütarle ära läks, siis ma tegelikult kogesin hoopis teistmoodi seda, hoopis uut moodi, et pigem teadlikkus, rahu, suurema pildi nägemine, mõistmine, miks need kogemused nagu tegelikult on tulnud. Kuigi jah, pean tunnistama, et ma kehaliselt ei ole inimesena suutnud ikkagi seda leina läbi kogeda. Ma olen nagu teadlikkusega nagu mõistnud seda kõike. Ja väga paljud küsisidki mu käest, et kui sa oled nii rahulik ja nii chill umbes, et sa paned mingisugused ained või võtad mingi rahustajad, null, mitte ühtegi asja pole kasutanud. Aga lihtsalt nagu teadlikkus on nii kõrge, et sa näed nagu kõigest läbi. Ma tean, miks see nii on. Ma mõistan, miks see nii on. Ma saan aru, miks see nii on, eks. Aga kehaliselt ei ole läbi teinud. Ma ütlengi, leina olemus tegelikult on see, et me saame uuesti kokku kõikide oma tunnete emotsioonidega kehaliselt ja kogeme neid läbi keha. Ja kui me ei tee seda läbi, siis see keha lihtsalt ütleb mingi hetk ülesse.
ja lein on see, ja leinaks ma nimetan ka seda, kui suhe näiteks puruneb, eks. Et see on ka üks osa leinast. Et ma kogen oma tundeid, emotsioone uuesti läbi, kogu värvide spektrit, no valu, kurbus, rõõm, viha, vabadus, noh kõik, kogu spekter hakkad kogema läbi. Aga seda on nagu nii palju sellepärast, et kui sul esimeses klassis peale räägitakse, lasteaias peale räägitakse, kuule, et sulle mehed ei ela oma tundeid ja emotsioone läbi. Nõrgad mehed ainult nutavad, on. Siis me oleme jõudnud kohta, et täna 40-50 aastased mehed surevad. Keha ei pea vastu. Lihtsalt surevad ära. Me elame mingisuguses illusioonis, et keha on, meil on igavikulised ja küll jõuab. Siis need situatsioonid, kõik need rasked kohad, mida ma olen elus kogenud. Kuidas su tütar lahkus siit ilmast? Ta tegi enesetapu. Ehk ta hüppas Tallinnas ühest kõrghoonest, hüppas alla. Kuidas see teade sulle tuli, kuidas sa reageerisid ja kes sul oli sel ajal, kui sul naise ajal, kui su naine lahkus, siin ei olnud kedagi, oli alkohol, kes sul oli sel ajal olemas ja kuidas sa seda läbi protsessisid? Kui väga ausalt olen öelnud, siis ma ei olegi mitte kunagi kedagi olnud, kui mina ise. See, mis Krisliniga juhtus, see on hästi võimas kogemus selles mõttes olnud, et ta oli minu jaoks nagu kõige suurem õpetaja. Ta oli kõige kallim minu jaoks. Mis temaga toimus, oli ka see, et ta oli nagu niivõrd õrn hing, et selles süsteemis, selles maailmas, kus nagu me elame, ta lihtsalt ei pidanud vastu. Ja tekkisid psüühilised häired, bipolaarsus, mis hiljem läks ka nagu skisofreeniaks üle. Ja ta mitu korda pidigi sattuma siis lõpuks nagu siis niinimetatud hullumajja nagu, eks. Ja viimane kord ta püüdis elu võtta. Ma jõudsin nagu see hetk peale, kui ta sõi kõik ravimid korraga kodus ära. Ja ma viisin ta nagu haiglasse. Ja sealt, kui ta juba sellise nagu asja nagu midagi sellist plaanis teha, siis ilmselgelt viiakse siis sinna Ullarisse nagu tagasi, eks. Ma käisin seal, see on minu mõelest hingevangla, ma ütlen päriselt välja selle. Ja ta kirjutas mulle kirjasid, et kuidas nagu inimese peaks tegelikult tervendama. Et see, mida inimestega tehakse seal, see on nagu hingede lõhkumine. Sul panasti sind vanglasse ja topitakse mingid aineid täis. Inimesed, kes sealt välja tulevad, on täielikult robotid. Ja tema nagu rääkis, et mida võiks seal muuta. Et see peaks hoopis teistsugune keskkond olema, nagu spa. Et lähed sisse, kus on rahulik muusika mängib ja küünlad põlevad ja viruk ja rahu on sees. Siis see süsteem näitab, kuidas need inimesed nagu lõhutakse ära ja see kogemus, ma käisin ja nägin, mis see nagu toimub, see nagu ehmatas. Ta põgenes sealt ära ja valis siis ära põgeneda sealt ja minna siis hüpata kuskilt alla, sest ta ütles, et selles maailmas tema elada ei taha enam. Ja mida mina selles kogesin, siis oli see nagu teine nii kõva pauk, et järelikult ma olen ikkagi siis täiesti nagu mõttetu isa. Nii tugev süütunne, häbitunne, et ma ei ole suutnud oma last siis kasvatada sellisena. Nii tugev valu, et ma see hetk tundsin nagu selgelt kohe, et mul hing lendas tükkideks. Ja mida ma nüüd teinud olen viimased 6 aastat, seda ju enda sees nagu tervendanud seda kohta, ja üks hästi võimas protsess, mida ma see aasta läbi tegin, oligi see, et mul üks hea inimene, kes soovitas teha, et võta see hetk ja aeg ja kujustad, et su tütar istub sinu ees ja räägi talle kõik lahti, see valu, see ebapiisavus ja süütunne, mida sa isana kogesid, et sa ei ole nagu piisav olnud. Ja ma rääkisin lahti seda ja siis ma tundsin mu süda hakkas avanema. Lihtsalt kujustasin, ta istub minu ees. Ja siis ma tegin sellise asja, et ma vahetasin ka need kohad ära, et ma istusin tema koha peale ja kujustasin, et tema on minu tütar nüüd, mina räägin. Ja see, mida ta rääkis, see tervendas mind. Ta ütles, et sa oled kogu aeg olnud täiesti imeline isa. Kas sa oled kunagi olnud selles hetkes mõelnud või isegi kavatsenud ka ise ära minna siit? Jah. Neid hetki on olnud vähemalt 2-3 korda. Kas sa jagaks seda natukene?
huvitav on lihtsalt see, et isegi elus mul on situatsioone olnud, kus on olukorrad olnud ja ma ei saa aru, ei ole aru saanud, eks, nüüd ma saan aru, miks on juhtunud, on ju, kus ma olen surmaga silmitsi seisnud ja mind on ära päästetud. Esimene kord juhtus see siis, kui ma olin lapsepõlves ja käisin vanematega Sotsis puhkamas ja seal oli hotell ja hotellil oli sisebassein ja välisbassein ja välisbasseini ja sisebasseini vahel oli rauduks, mis oli kinni pandud, on ju. Aga mulle meeldis nagu vee all kogu kujuda. Vesi oli minu jaoks nagu, vee all ujumine oli nagu teine maailm. Seal oli kuidagi teistmoodi, rahulik ja mõnus ja ma olengi hästi palju veemärki. Ja ma otsustasin siis läbi ujuda sealt sisebasseinist, välisbasseinist, kus oli siis kuskil 20 senti oli see trellide vahe. Ja mul õnnestus see iga kord, tegin nalja isale veel ja nendele, et ma õnnestun läbi ujuda. Ja ükskord jäin kinni sinna. Ja ma ei saanud lahti enam, ma ei saanud lahti. Ma raputasin reaalselt, ma ei saanud lahti. Ja ma mäletan väga selget hetke, kus mingi käsi tuli ja tõmbas mind sealt lahti. Ja kui ma tulin veebasseinis vee peale, siis ei olnud mitte kedagi. Ja teine situatsioon juhtus peale tütre ära minekut sama aastal, kus ma Saaremaal olin siis Muhus. Panin siis pidu oma valu, kuidagi peitsin, püüdsin ära maha juua. Ja siis sõitsin vintis peagaks Muhust tagasi sõitma. Öösel või hommikul kella 4-5 paiku. Ja jäin tee peal magama. Ja siis sain autoga teelt välja. Ja ma mäletan lihtsalt seda, et ma sõitsin metsa ja auto pani kukerpalle. Ja märkasin, tegin silmad lahti. Siis oks, oli klaasitund, oli mu näo juures. Et oleks sent nagu veel läinud, siis ma oleks aju teenust väljas olnud. Ja mingi sõjaväelane sõitis järgi ja tiris ma sealt autost välja. Ja ma tulin autost välja nii, et ma pühkisin ainult need killud maha. Ja mul ei ole mitte midagi ka. Ja neid situatsioone olukord on mul ka elus veel olnud. Mitte küll nii selliseid raputavaid, aga ma selgelt näen kogu aeg, et midagi hoitakse. Ja need hetked, kui ma tõesti olen tundnud, et nüüd ma enam ei jõua. Ja kuidagi alistunud sellesse hetke, et mis siis, kui täna ongi kõige parem aeg ära minna siit maailmast. Siis peale seda alistumist on midagi maagilist sündinud või midagi täiesti erakordselt. Midagi on juhtunud. Et see kuidagi kergus on selle valu ära lahustanud. Ja on avanenud mingi täiesti uus koht. Raivo Johanson, vaadates sinu pilti siin 1,5 aastat tagasi, nägin lihtsalt ühte joogapüksi, sennis isikut. Täna istub minul teisel pool lauda mees, kes on läbi teinud 2 leina, oma naise, oma tütre, olnud seotud kriminaalmaailmaga, olnud alkoholiga ja sõltuvusainetega pahuksis. Uskumatud kogemused ja minu eest seisab eluterve, üliheas kohas meesterahvas. Kes on Raivo Johanson täna? Mina tean seda, et sa täna tõstad teisi, sa oled olemas täna teistele. Räägi mulle, kes sa oled täna ja räägi mulle, kes täna tõstab sind, sest et sa mainisid siin ennem, et sa oled kogu aeg olnud üksi. Kus Raivo Johanson saab seda motivatsiooni, elujõudu, eluväge täna? Räägi mulle natuke tänasest. Jaa, hea küsimus. Ma mingi hetk lubasin ennast aidata ja abi vastu võtta, sest mu ego oli nii võimas, et ma teen kõik ise. Ma saan kõigega ise hakkama. Tegelikult ma nägin, kui palju ma nagu lõhkusin iseennast. Kui mingi hetk ma nagu siis ütlesingi välja, et ma luban ennast aidata, luban abi vastu võtta, siis ma abi hakkas tulema. Hakkas tekkima vägevad mehed mu ümber, suhted, naised, kes hakkasid toetama. Et mul on hästi palju tegelikult abi tulnud ellu just see hetk, kui ma olen ise abi palunud. Tehes täna nõus, et läbi iseenda kogemuste tõstes teisi, näidates teed. See tegelikult on ka osa minust kasvamisest, et ma tegelikult ütlen välja, et ma olen neid kõiki asju teinud iseenda pärast paljuski. Meestega koos olemisi, meeste laagreid, nõustamisi,
et iseendast paremini rohkem aru saada, et rohkem iseennast vaadelda ja mõista, kes ma olen, et kui see väline maailm nagu trigerdab ja peegeldab mind, et mis on minu sees, mida ma saan muuta. Et midagi ei saa väliselt mind ärritada, kui seda ei ole minu enda sees. Mul on hästi väekas naine minu kõrval 3 aastat olnud, kes on päriselt nagu aidanud mind terveneda, et aitäh, Kristel, et sa mu elus oled vägev naine. Et see on ilus, mis me koos teeme ja ma ei ole kunagi nii heas kohas olnud, täna 51, ütlen päriselt välja. Ma ei ole mitte kunagi nii heas kohas olnud ja ma alles näen, et ma hakkan elama. Kui enamus meestel on 51, ma kunagi olin, ma arvan, mingi poisike 10 aastane, mõtlesin, et 50-aastane mees on nagu vanaisa, surmale määratud. Siin pole pikka pidu enam, et minek, viimased hingetõmbed. Ja väga paljud mehed, ma näengi, elavadki selles uskumus, et oled 50, siis on aeg ära minna. Ma olen täna vitaalsem, paremas kohas kui 15 aastat tagasi kindlasti. Ja ma ei tunne, et ma 51 üldse olen ja väga paljud ütlevadki, et see ei ole. Mul pole isegi täna üht kortsu tekkinud veel 51 aastaselt. Ja ma näen, et ma elan üle 100 aasta. See on 110, 120, 130, vahet ei ole. Kui nüüd küsida, et kui ma olen täna 51 ja ma elan üle 100 aasta, siis ma pole elama hakandki veel ju tegelikult, eks. Eks see ongi see sõnum tegelikult, et kui ma võtan täieliku vastutuse iseenda elu eest, siis ma liigun palju suuremasse vabadusse. Ja see ongi see sõnum tegelikult, et ma hakkan vaatama, kes ma tegelikult olen. Ja kõik need inimesed, situatsioonid, olukorrad minu elus, kes on olnud ja need meheks kasvamise kohad on lihtsalt head peegeldused, et kus ma ise täna olen olnud. Ja viimased 6 aastat, jah, olen nõus, et rohkem keskendunud sellistele ise tervenemisele ja teiste aitamisele, teenimisele on olnud koht, kus ma olen iseenda sügavusse sukeldunud ja püüdnud mõista, kes ma tegelikult olen. Ja sellest on hästi palju abi olnud. Siis ma ütlen sulle päriselt välja selle, et ma olen arvanud, et ma olen keegi teine hoopis. Ja täna ma näen, kes ma tegelikult olen. Seega kõik need meeste kogunemised, need laagrid, ükskõik, mis me oleme teinud koos, on tegelikult mulle peegeldanud mehena, kes ma tegelikult olen. Sest iga mees, kes mu elus läbi on käinud, on näidanud mingisugust kohta minus. Mingit väärtust minus, võib-olla ka ebapiisavust minus. Ja need ongi need kohad olnud, mis on mind mehena tõstnud. Kui minu väekas mees tuleb minu juurde, keda ma olen mõnes mõttes nagu imetanud ja kõrgemaks tõstnud, ütleb mulle välja, et kuule, kas sa näed, kas sa tegelikult ise oled. Siin on tekkinud nii palju rohkem sellist mõistmist, nii palju rohkem sellist üksteise austamist, nii palju rohkem sellist heatahtlikkust. Et kui sa päriselt näedki, sa oled oma vennaga koos, keda sa oled pidanud oma vaenlaseks, siis ma lõpuks tegelikult nägingi ära, et kõik võitlused, mida ma olen elus pidanud, on mul võitlused iseendaga tegelikult. Iseendaga, jah, just. Ja iga mees on lihtsalt tulnud näita mulle, et kuule mees, miks sa võitled, kellega sa võitled, kelle sa püüad tõestada, mida sa püüad tõestada, miks sa püüad tõestada, sa juba oled ju, kas sellest ei piisa veel, sa juba oled. Ja see on nagu ülimalt võimas rännak iseendasse olnud. Raivo, kes on sinu jaoks kindel mees? Kindel mees on see, kes elab oma sisemises tões, kes toetub oma sisemisele tõele, väärtustab iseennast sellena, kes ta on. Hinnanguid andmata, madaldamata, kes teab, et tema ongi selle elu looja, lavastaja, valitseja ja kõik, mida hetkel loob, on ta enda looming. Ja võtab sellest täieliku vastutuse. Kindel mees on see, kes võtab täieliku vastutuse iseenda eest, oma elu eest ja kõige eest, mis siia maailma nagu loob. See on täielik vastutus võtmine. Kindlus. Kui me kindlusest räägime, siis ka vaata, me oleme rääkinud, et see nagu kuningas. Ma näen sinus kuningat, ma näen endas kuningat. Nagu mehed kuningat tegidki, kui ehitasid kindluse. See kindlus on nagu sinu enda ruum, mida sa lood. Ja kõik, kes seal sees elavad, on siis su pere või su sõbrad või lähedased. Nemad on nagu need kuningriigi elanikud seal sees. Ja nüüd tekib küsimus, kuidas need kuningriigi elanikud tunnevad selles kindluses ennast? Kas sa ise mehena oled siis selles kohas, kus sa lood suuremat harmooniat, suuremat väge, suuremat heatahtlikkust, hea kuningas, nagu Vene multikates olid.
või ise lappad nagu tuulise tormiga lipp, et ebakindluses, niisuguses hirmudes, pidevas enda madaldamises. Et see on nagu 2 kohta, mida valida. Kas sa elad nagu täna varjus, iseenda varjus või väes, siis seda kogevad ka sinu lähedased täna. Kuningas Raivo Johanson oma elu parimas vormis, parimas kohas. Sellised kogemused, selline väljatulek täna, kus siit edasi? Tähtede poole. Ma olen täna jõudnud kohta, kus päriselt mõistangi ja näengi, et ma loon seda elu ise. Seda on hästi äge nüüd teha nagu teadliku naisega koos, sest mees ja naine loovad elu. Sa näed ju, et mees ja naine loovad ka elu lapse mõisteseks. Laps sünnib läbi mehe naise. Nii loob ka mees ja naine elu kõiges. Ja see on nagu äge koht, kus teadliku naisega täna olla ja öeldagi, et kuidas me loome seda elu, mida me päriselt tahame elada. Mis on see, mida me päriselt tahame kogeda. Mis on see, kuhu me tahame koos minna. Mis on see, mis paneb meid naeratama. Ja see on nagu äge koht, sest täna ma tajun, et läbi minnes, olnud läinud oma elu suurimatest hirmudest. Siis need ei mõjuta sind enam. Ja meie looming toimub käesolevas hetkes. Ja kui sul hirm ei ole ja vägi on taga, sa võid luua mida iganes. Ja selles mõttes on hästi huvitav koht, et kuidas jääda kindlaks selles kohas, et mina olen selle reaalsuse, selle iseenda reaalsuse looja. Mina olen selle valitseja. Ja mida ma tahan päriselt kogeda. Ja ma olen otsustanud, et ma liigun ainult sinna, mis tekitab mu sisemist rõõmu. Väge koos nagu loomiseid. Niuke power, niisugused jõud või selline wow, et siis sealt lähed ja ei huvita. Ma isegi kujutan seda ette, et oled kõige hirmsama sellise kallnuki peal, ja lihtsalt hüppad alla. Ütled, et vahet ei ole, ma tahan näha, kuhu ma kukun. Ja siis sa mingi hetk märkad, et sa lendad. Ja see on see kotkas, kes lendab ja vaatab. Omas metsikus väes, sõltumatuses ja võimsuses lihtsalt lendad ja vaatad, et kuhu see elu kannab. See on selline minu järgmine tasand. Oleme kokku puutunud, oleme suhelnud, olen käinud su meesteringis, olen vau, sellised inspiratsioon lihtsalt kohti. Olen kuulnud su podcast ja ei oskagi kohe midagi öelda, et sellised kogemused, et lihtsalt selline tänu, et minu ees istub mees, kes julgeb täiesti kõike jagada täiesti alasti olles. Ilma ühegi hirmuta, olla inspiratsioon teiste meeste jaoks, teiste inimeste jaoks. Et aitäh seda, mida sa teed, aitäh seda, mida sa jagad ja jõu ära oodata kuhu siit edasi, sest et see kõik on alles algus. Jaa, tänan sind ka, et ma näen meie vahel hästi suurt sarnasust ja sellist ühendust. Me oleme teatud kohtades väga-väga sarnased, et ma olen öelnud, et nagu väga-väga lähedased vennad või isa poeg või ükskõik, kuidas me nimetame seda, eks. Et ma olen ülimalt tänulik, et see loob meil koos, et see ongi looming, me loome koos. Ja meil on omalt tugevused ja ma arvan, et kui need kokku panna, siis loob täiesti nagu maagiat. Ja mul on see võime läbi näha inimese varjukihtidest või illusioonidest. Ja mul on võime avada inimese süda. Ja seda ma teengi, see on minu missioon. Liikudes ka veel rohkem sellises ärimaailma ja avades meeste südameid, et sa näeksid tegelikult ära, kes sa tegelikult oled, et illusioonist nagu välja tulla. Et kui minu võimest rääkides, mul on võime nagu avada inimeste südameid läbi oma teadlikkuse või kohalolu. Ja see, mida ma koos loome, tegelikult ongi see, et sa ei pea mees enam elama selles valus. See aeg on nüüd läbi. Mees, sa ei pea selles valus enam elama. Sa ei pea seda valu alla suruma. Sa ei pea kedagi esindama ja näitlema. Sul on aeg nüüd see valu vabaks lasta. Ja selle taga on kindlus. On aeg. On aeg. Kindlad mehed. Äratada. Aitäh sulle, Raivo. Tänan väega. Tänan väega. Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the dragon-born